Tere! Minu nimi on Mihkel Nugis, töötan firmas Digmatics Estonia ärianalüüsi lahenduste konsultandi ja arendajana, mis tähendab seda, et minu põhitöö on aruande tegemine. Aruande tegemine mulle meeldib ja teen seda praktiliselt iga päev. Aga aruandeid ma ei tee iseendale, aruandeid alati kellegi teisele, meie klientidele, partneritele. Kui teile aruande tegemine nii väga ei meeldi või see ei ole teie põhitöö, siis on tore, kui need aruanded on kuskil juba olemas ja neid saab kasutada. Ja just sellisest võimalusest täna tahaks rääkida. Ja see võimalus on Business Centrali kasutajatel. Business Central on majandustarkvara ja Microsofti poolt loodud rakendus, mida siis meie ettevõttena toetame ja juurutame oma klientide juures. Ja kuna Power BI, mis on aruannete loomise tööriist, on samuti Microsofti toode, siis on üsna loomulik, et need kaks toodet omavahel hästi läbi saavad. Aga see läbisaamine ei ole tulnud üle järjest uute versioonide ja arendustega, mida Microsoft ise on oma toodetesse panustanud, on see koostöö üha paremaks läinud ja võib öelda, et nüüd viimasest uuendusest, mis toimus 2025. aasta sügisel, on Power BI aruanded, mida Microsoft kaasa annab Business Centralile, jõudnud selle tasemeni, et neid võib juba soovitada kõikidele kasutajatele. Et Power BI aruanded, Microsoft teeb need ise ja on mõeldud just Business Centraliga koos kasutamiseks, aga senised lahendused olid üsna piiratud võimalustega, ei olnud hästi kohandatavad, ja nad olid sellised nice to have, aga tegelikult nad ei pruukinud kasutajate vajadusi katta. Et see poliitika on muutunud just nagu ütlesin sügisest versioonist, kus aruanded on juba avatud, neid saab täiendada, neid saab muuta ja see annab juba hoopis uued võimalused. Aga kuidas seda kõike teha, kuidas neid aruandeid peale panna, sellest nagu tahaks täna rääkida, et suurem osa tänasest esitlusest on demo. Käime selle protsessi läbi, kuidas Power BI aruanne ja Business Central aruanne ära siduda, nii et nad üksteist aru saavad. Business Central on veebirakendus üldjuhul. On ka teistmoodi võimalik, aga praegusel juhul me räägime pilvelahendusest, mille kasutajaliideseks on veebibrauser. Ja Power BI keskkond on ka põhimõtteliselt veebibrauser, et seal, kus neid aruandeid jagatakse. Nii et enamus tööd on siis või enamus suhtlust nende rakendustega on läbi veebi. Kui nüüd Business Centrali avalehte vaadata, me seda hiljem näeme, siis on seal Power BI aruannete näitamiseks loodud eraldi sektsioon, et siin pildi peal on ka näha, et on eraldi kastikene, kuhu saab neid Power BI aruanded sisse tuua. Kui Power BI aruanne ise on avaldatud teises teenuses, siis Business Central oskab sinna oma kehasse või oma vaatesse tuua neid väljaspoolt tulevad aruandeid. Et see on selline üks integreeritusaste, et Power BI või Business Centrali kasutaja isegi ei tea või ei peagi teadma, et aruanded on kusagil Power BI's ettevalmistatud ja kasutatud. Tema jaoks on nad kõik ühes keskkonnas. Millised on eeldused, et üldse seda saaks teha? Kõigepealt kasutaja, kes tahab Power BI aruandeid kasutada, peab omama Power BI Pro või Premium litsentsi. Ehk see on siis tasuline litsents, et tasuta litsents on Power BI ka olemas, aga tasuta litsents ei luba väga suurt muud teha, kui iseenda jaoks aruandeid, aga sellised aruanded, mida võiks teistega jagada ja mida võiks teistes rakendustes vaadata nagu Business Central, see eeldab ikkagi, et vaataja on Power BI Pro litsentsiga vähemalt. Teisest küljest Business Centralit on ka mitu versiooni, kuidas teda on juurutatud, et on pilveversioon ehk siis SaaS ja on olemas selline on-premise versioon, kus andmed istuvad mitte pilves, vaid kohalikus serveris. Et Power BI töötab kõige paremini just pilveversiooniga. Seal on see integreeritus kõige parem, sest nad on põhimõtteliselt samas keskkonnas, kus Azure'i teenuste sees. Microsoft on aruanded valmistanud ette 8 valdkonna jaoks. Ja siin on see nimekiri, ma olen siia inglise nimed pannud, sest läbi selle me peame neid otsima, nad on inglise keeles.
et on finantsaruanded, on müügiaruanded, ostuaruanded, varud ja varude väärtused on lahku löödud 8 eraldi aruannete komplektiks, tootmine, projektid ja sustainability ehk siis jätkusuutlikkuse aruanded. Et need on igaüks eraldi äpina ja need tuleb kõik eraldi alla laadida, kui tahame neid kasutada. Et siit saab nende seast valida, mida siis on vaja, seda saab kasutada. Kas need aruanded kunagi juurde tuleb, ei tea, aga selline valik on praegu siis saadaval App Store'ist. Nüüd, mis on siis, või miks me peaksime neid aruandeid kasutama või mida peaks silmas pidama, kui me neid aruandeid kasutame? Et toon välja mõned sellised põhipunktid plusside poole pealt, et need on kiiresti kasutusele võetavad. Meil ei ole vaja kedagi kolmandat osapoolt, kes meil arendaks aruandeid või seadistaks neid, et see alla laetud aruande seadistamine on jõukohane igale kasutajale. Nad on integreeritud Business keskkonda, nagu ma ütlesin, et nad on selle Business Centrali keskkonna üks osa kasutaja jaoks ja tavakasutaja, kellel on vaja ainult aruandlust näha, ei pea üldse mõtlema või muretsema selle üle, kuidas Power BI's need asjad käima peaksid. Temal on kõik ühes aknas. Ja see, et üks suur pluss on, et on valmis andmemudel, et meil aruanne ei ole ainult üks tabel andmeid. Aruanne koosneb paljudest tabelitest, mis on omavahel seotud, kuhu on lisatud arvutusi, mõõdikuid ja kõik see on juba ette ära tehtud. Ja tegelikult see on palju suurem pluss, kui võib-olla see visuaalne pool, mis aruandega kaasas käib, sest neid saab alati juurde teha, muuta üsna lihtsalt. Aga selle mudeli töö, see on juba spetsialisti töö, seda nagu igaüks valmis ja see fakt, et see mudel tuleb kaasa ja on meile kasutusele antud, on väga tugev pluss selle jaoks, et neid aruandeid kasutama hakata. Aga kui on plussid, siis mida peab kartma või mida peab nagu ette teadma, et ei tuleks üllatusena, et iga aruanne on häälestatav ainult ühe ettevõttega. Business Central iseenesest võimaldab mitut ettevõtet pidada, aga kui me tahame Power BI aruannet, siis me peame alati ütlema, millise ettevõttega see aruanne koos töötab. Ja see tähendab seda, et meil ei ole näiteks sellist konsolideeritud aruannet, mis võtaks kõik ettevõtted kokku ühe vaate peal, näiteks kogu konsolideeritud müüki või sarnaseid aruandeid. Seda peab teadma. Ei sisalda kohandatud väljasi, ma olen mõelnud siin seda, et Business Central on arendatav keskkond ise samamoodi, et me võime vastavalt ärivajadustele, kliendi nõuetele sinna juurde arendada uusi väljasi, uusi tabeleid, et me peame teadma, et Power BI aruanded, mis meil Microsoft tulevad, katavad muidugi ainult standardset osa, et kõik see, mis on äri juurde arendatud Business Centralis, et kõik see tuleb ka tagantjärgi juurde Power BI'sse arendada. Ja siit tulevadki võimalused, jah, nüüd alates sügisest saab aruandeid ise täiendada, vastavalt sellele, millised oskused on, kui on vaja mudelit täiendada, siis võib-olla tuleb spetsialist kasutada, kui on vaja ainult kujundada, teha uusi aruandevaateid, tabeleid, graafikuid kokku panna olemasoleva mudeli pealt, siis on seda võimalik igal ühel endal teha. Ja üks pluss on veel see või võimalus, et saab kasutada väljaspool Business Centralit, et kui meil on aruande kasutajaid rohkem, kui meil Business Centrali litsentse vaja oleks, siis saab need samu aruanded, mis Business Centrali pealt võetud andmetega meile tulemusi näitavad, ka kasutada nendel kasutajatel, kel Business Centrali litsentsi otseselt ei ole. Et see võimaldab laiendada kasutajate nimekirja. Et sellised, mis ma siin välja tooks. Edasi, et seda protsessi läbi viia, ma olen siia slaidi peale pannud nagu checklisti, mida tuleks teha, et see rakendus on. Et seda siin meelde jätta ei ole, aga te võite teha ekraani pildi siit või hiljem leida meid YouTube'ist üles, et võib kasutada kui speakerit, siis kuidas see protsess peaks käima, et on vaja teatud tegevust läbi teha Power BI keskkonnas ja Business Centralis ka mõned seadistused vaja teha, et nad siis omavahel hakkaksid tööle. Ja siit edasi lähemegi vaatama, kuidas see ülessättimine käib ja mida need aruanded endast säilitavad, et jah, aruandeid on 8 ja tegelikult aruanne ei ole mitte üks aruanne, seal aruande koosneb mitmetest lehtedest, 10 ja rohkem lehtedest, nii et tegelikult kõiki neid läbi vaadata me täna ei jõua, vaatame seda peale, et saada ettekujutuse ja sellest feelingust, mida need aruanded siis näitavad. Nii, lülitan ümber.
Power BI veebikeskkonna. No, kui te Power BI'sse sisse logite, siis esimene pilt on siin midagi sarnast, nagu minul näha on. Aga see, kus mind praegu huvitab minna, on rakendused. Et need äpid, mida Microsoft laseb alla laadida, on siis rakendustena, äppidena. Ja kui ma siia rakenduse lehe lähen, siis jah, ma siin näen, et mingisugune aruanne mul siin on olemas, aga see meid täna ei puuduta, see on varasemalt siia pandud. Et kui ma tahan siia aruandeid juurde teha, siis ma pean neid otsima ja selle jaoks on siin rakenduste hankimine. Nupp. Ja ta pöördub nüüd App Store'i või siis äpi kogu poodi, kus on kõik võimalikud äpid kellegi poolt kunagi tehtud, neid on siin tõenäoliselt sadu. Ja siit üles leidmiseks on tükk tegemist, et me võime otsida Business Centrali nimega, aga seal võib ka juhtuda, et me satume erinevate versioonide peale, mis vanemad versioonid on siin olemas, mis ei luba kõiki neid võimalusi, mida kõige viimasem versioon. Et ma leidsin, et kui ma kirjutan siia 27.0, see on versiooni number, 27 on siis Business Centrali versioon, siis ta kenasti sorteerib välja kõik need 8 aruannet või äppi, mis on siis just Business Centrali jaoks tehtud. Siin on see finants, siin on müük ja teised samamoodi. No, nii, edasi ma siis valin, mis mulle meeldib, võtame selle finantsialgatuseks. Tüüpiline äpi keskkond, et kõigepealt ta avab meile selle äpi maandumislehe, kus on kirjas, mida see teeb ja sealt ma saan öelda, et laadi alla ja installi mulle siia Power BI keskkond ära. Nii, selline keskkond, siit võib veel vaadata, aga tegelikult on see hangi kohe. No, väga tuttav sellele, kuidas ka telefonis äppidel hankimine käib, et hangi kohe. On siin eesti keeles ja vastan veel kord üks. Nii, nüüd on ta mul muidugi live demo, nagu ikka, enne 10 korda läbi tehtud, kõik okei. Proovi üks kord veel. (27.0) finants. Ja tal on täna otsustanud, et ei saa. Nii, aga las ta siin üritab, võime siia tagasi pöörda. Ma olen alla laadinud eelnevalt müügiaruande. Me saame ta siit läbi vaadata, kuidas see müügiaruanne välja näeb. Ma olen ta alla laadinud omale kohaliku arvutisse ja me näeme, et see müügiaruanne koosnebki mitmest lehest, müügiülevaade, daily sales ja nii edasi. Et kõik on ingliskeelne, siin meil nagu midagi teha ei ole. Microsoft ei ole neid lokaliseerinud kohaliku keelde. Me võime seda lokaliseerimist ise teha, aga see on päris suur töö, eks käia kõik need väljad üle ja muuta eestikeelseks. Müügi puhul, dashboardi tüüpi aruanded võivad olla ka rohkem tabeli moodi aruanded. Et siin me näeme erinevaid graafikud ja võimalusi. Näiteks keskmine müük on siin toodud graafikutena nagu Power BI's omane. Ma võin minna üldtasemele, mis on aastatase. Võin minna järgmist tasemele, mis on kuutase ja kuutaseme pealt saan minna siis näiteks päevataseme peale, valin siit kuu, klikin ja mul on rohkem. See on selline Power BI omadused. Vaatame veel, jah, need aruanded siin näitavad erinevas vaadetes meie müügi tulemusi, et siit väga midagi rohkemat välja ei otsi. Aga see, mis on selle kohal huvitav näidata, võib-olla on mudel, mis selle taga on. Et ma praegu lüüdsin Power BI desktopis olles mudeli vaate peale ja kui ma lähen, siin on erinevad mudeli väljavõtted, valin all tabel, siis te näete selle mudeli suurust. Kui palju siin on tegelikult juba ette ära tehtud. Nii nagu see layout siin on, et on erinevad tabelid, et siin on tõesti 10 erinevad tabeleid ja seoseid tabelite vahel. Sellise töö käsitsi tegemine on, ma ei tea,
päevi töid ja selle pakub Microsoft endaga kaasa. Nii, korra lähen tagasi vaatama, kas meil seal õnnestub nüüd teha, okei, kohe. Ei, ta ei reageeri meil siin ikka. Teen korra sellele täisloodimise. No siin te näete neid igapäeva rõõmusi, mis need asjaga kaasas käivad. Hästi, jätame ta pealt selle. Lähen Business Centrali poole pealt. Ma näitan ära Business Centrali poole pealt, mis annab teha seaduste poole pealt. Kõigepealt, nii, see on Business Centrali avaleht. Ja siin all on tavaliselt algseisus, kui te vaatate esimest korda, näete sellist Power BI sektsiooni, aga siin ühtegi aruannet ei ole, need on lihtsalt pilt või kohatäitja siin. Ja siin tuleks esmasena teha, et alustab Power BI-ga. Ta siin küsib midagi üle, et on järgmine ja kui kõik talle sobib, siis see ongi kõik. Nüüd on tal aruande valiku võimalus olemas, ehk ta on Power BI-ga ära suhelnud, leidnud õigused, et ta saab vaadata. Edasi on siit aruannete valimine. Aruande valimisel pöördub ta nüüd Power BI poole ja näitab kõiki aruandeid, mida hetkel siis on sellele kasutajale, kes Business Centrali seest pöördub, on võimaldatud. Siin on, no praegu on mõned aruanded olemas, siin on varasematest aegadest. No, ma siit demoks näidata mõnda varasemat aruannet. Et ma saan valida siit aruande ära ja ta toob selle aruande nüüd Business Centrali keskkonda, kust on siis võimalik seda aruannet edasi uurida. Siit saab võtta näiteks aruanne laienda, et ta tooks selle aruande kogu ekraani peal nähtavaks. No, praegu siin tõenäoliselt selles näitearuandes eriti andmeid ei ole. Nii, aga ikkagi siit saan midagi kätte. Proovime müügiaruandega. Okei, müügiaruande peale isegi reageeris. Nii, küsis veel üle, et installi on mitu klõpsu vaja teha. Ja läheb veel suts aega, vaatame, kas tal see õnnestub ära teha. Ja. Nüüd on meil rakendus olemas, müügirakendus, finantsaruanne meil ei tahtnud tulla, ehk ta järgmine kord tuleb, aga müügiaruanne ise siin. Ja ma võin siit klõpsata seda müügiaruannet ka siin Power BI keskkonnas tarbida, avanda Power BI äpina ja need sama, mis ma seal desktopis näitasin, need samad aruandelehed on ka siin kättesaadavad. Kui ma lähen Business Centralisse ja ma tahan siin seda aruannet vaadata, siis võtan siit uuesti vali aruanne. Nii, vali aruanne, eks ole. Ja tal peaks olema see aruanne nüüd nähtav ka selles valikus. Teeme korra siia ka refreshi. Nii. Praegu üks aruanne on valitud, siin on linnukesed ees. Ma tahan neid maha võtta, siis ma korra lähen redigeerimisse, võtan siit ära ja vaatame, kus see sales on siin. Sales on siin, sales app ja siia paneme linnukese, me valime selle aruande omale. Linnukesega aktiveerin. Ja nüüd sama aruanne, näete, mis ta siin veebilehekülje peal avaleht oli.
on nüüd sama avaleht väiksemal kujul siis Business Centrali keskkonnas. Ja kui ma siit võtan laienda, siis tavab selle aruande täislehe peale, nii et oleks rohkem loetavam ja edasi on juba ligipääsud, nagu nad siin on. Lisaks sellele, et ma saan aruandeid tuua siia Business Centrali väike aknasse, on olemas ka ettevalmistatud aruandelehed menüüs Business Centralis endas. Ma võtan siit kõik aruanded ja lähen siia müügiaruannete alla, aga te leiate ka teistes sektsioonis finantsi alt on selline Power BI aruanded, 18 tükki. Kui ma Power BI aruanded lahti võtan, siis siin on ka justkui Power BI aruanded. Tegelikult viitab ta selle sama äpi erinevatele lehtedele. Aga et need lehed ka avaneksid õigest kohast, siis tuleb üks setup veel läbi teha. Ja see setup on selline, et otsingu aknas, ma võtan Power BI setup, report ja setup. Ja siin on võimalik öelda, et finantsaruanneteks vali selline äpp, müükide aruanded selline äpp. Algselt on põhjad, ma olen siin korra varem valinud, aga põhimõtteliselt siit ma saan valida, millise äpi ma tahan kasutada omale kui müügiaruannetena. Ja ostudel, varudel kõigil samamoodi. Ja kui ma selle ära olen valinud ja nüüd lähen tagasi aruannete sektsiooni ja valin siit näiteks näita mulle müük klientide järgi, siis ta juba teab, millise aruande lehele ta peaks minema, et seda näha. Et sellisel viisil ta seob ära, siin peate uskuma lihtsalt. Hetkel täna on tal mingid kratid sees, nagu ikka, kui on tema mingi aeg laivis. Et sedasi ta paneb vastavusse. Nagu Business Centrali aruande ja Power BI aruande. Nüüd võtan veel kord lahti selle müügi aruande. Ja kui te panite tähele, siis ta nagu mingid andmeid näitab. Aga sellest, et ma laadisin Power BI aruande oma Power BI keskkonda, ei tähenda veel see, et ta täpselt teab, millisest ettevõttest, millisest baasist või tenantist siis Business Centralist ta peab neid andmeid võtma. Ja see, mida ta mulle hetkel näitab, see on tegelikult tema andmed, mis tulevad kaasa koos aruandega. Ja tema andmete pealt saab demonstreerida, kuidas nad töötavad, aga need ei ole reaalsed numbrid teie ettevõttest. Selleks, et aruanne hakkaks näitama teie oma andmetega, tuleb teha läbi andmete ühendamine. Siin üleval on kollane riba ees alguses, ta saab aru, et ühendus on veel tegemata, ühendage andmed. Ja siin ta küsib nüüd, milline on ettevõte ja milline on see Business Centrali keskkond, kus kaudu ta peab need andmed hakkama otsima. Ja kuidas ta leida, no ettevõtte nime ma siin näen, aga mis see keskkonna nimi on, see on ka kuskil olemas. Ma vaatasin, kõige lihtsam on seda teha siis, kui ma veel kord lähen tagasi sinna ma võtsin üles selle Power BI setupi. Siis näete, siin üleval on olemas keskkonnanimetus demo STD, selle ma kopin siia environmenti peale. Ja siin on ettevõtte nimi. Järgmine. Nüüd ta tahab teada, kuidas autentimine toimub. Siin väga suurt muutma ei pea, välja arvatud seda privaatsusastet. Panen korra siia selle märgi peale ja ütlen, et organizational tüüpi. Selle private tüüpiga ta ei tahtnud ühendust üles võtta. Nii, logi sisse ühenda. Logimisaken. Nüüd ta laeb andmeid ja kui ta laeb nüüd tegelikult andmeid, peaksid meil need graafikud siin muutuma. Nüüd hakkaksid need graafikud näitama juba reaalseid numbreid, mis tulevad otse Business Centralist. Nüüd sõltub, kui suured andmed seal on. Jah, nägite, nüüd on siia ilmus PCS ITR, need on juba kohalikud ettevõtted, kliendid selles demo baasis. Need andmete ühendus on nüüd ära tehtud ja nüüd ta edaspidi teab, millist andmete pealt ta opereerib.
Jäänud on veel ainult üks asi, et hetkel ta laadis need andmed siia Power BI'sse ära, et andmed eksisteerivad Power BI sees. Aga et need andmed uueneksid, on vaja sättida veel andmete uuendamine. Andmete uuendamist ma teen nüüd tööruumis. Praegu on äpikeskkonna, äppide või rakenduste all, siis siin on tööruumid ja iga äpp, mis ma alla laen sealt App Store'ist, tekitab siia omaette tööruumi, samanimelise. Sales Power BI äpp. Kui ma siia tööruumi lähen, siis siin on nüüd olemas aruanne ise ja tema aruande semantiline mudel ja siin semantilise mudeli alt käib juba tavapärane, see, kes on teinud seda Power BI aruande seadistamist, teab, et siit kaudu saab minna ja määrata andmete värskendamise reeglid, et mis kellaaeg, kui tihti Power BI Pro ja iga päev näiteks ja Power BI Pro lubab siis kuni 8 korda päevas uuendada andmeid. Premium litsents lubab seda tihedamini teha. Et see tuleb ka kindlasti ära teha, et need andmeks oleksid siis õigete andmetega, värskete andmetega. Lähen korra siia tööruumid tagasi. Kui ma tahan aruannet muuta, siis tavaliselt minu käitumine on selline, et ma laen selle aruande alla sealt Power BI keskkonnast omale desktopi arvutisse ja teen muudatusi desktopi alt. Ja ma panin tähele, et kui alla laadimisel tavaliselt on teinud nii, et ma panen selle aruande avan ja siit ülealt fail ja laadi see fail alla, siis miskipärast sellisel kujul allalaadimine ei toimi. Ma pean minema korra tagasi sinna tööruumi ja laadima alla siit semantic mudeli pealt 3 punkti ja siin on ka olemas laadi see fail alla. Nüüd ta laeb selle alla, ta läheb siia alla laetud kataloogi ja siit ma saan juba Power BI desktopiga tabada, nagu mul siin varasemalt tehtud oli ja teha siia oma vajalikud muudatused ja avaldada tagasi keskkonda juba nende muudatustega. Et selline rutiin on siis, kui on vaja muudatus teha. Et siin ka andmed värskenesid siis. Jah, ja rohkemat siin ei olegi. Tähendab, äpp alla laadida, siduda oma andmetega. Business Centralist tuleb üks kord läbi teha seadistamine, et aruanded toimiksid ja edaspidi saab neid juba kasutada. See, et aeg-ajalt pilveteenusega tõrked esineb, see on selline, ma ütlen igapäevane, aga seda juhtub ja garantiisi siin kahjuks ei anta meile, et just sel hetkel ja sel kellaajal asjad töötavad. Aga pika peale harjub sellega ära ja juba peab sellega arvestama, et siin on nagu ta on. Sellega on nagu ülevaade antud. Et me vaatasime Power BI aruannet, mida Microsoft pakub, nad on tasuta, ainuke, millest tuleb maksta on Power BI Pro litsents muidugi, aga see, kui teil on Power BI Pro litsents, siis te saate seal ükskõik milliseid muid aruandeid luua, ükskõik milliste teiste andmete pealt laadida need ka üles ja vaadata neid Business Centrali sees. Et see aruanded ei pea olema tingimata Business Centraliga seotud andmete pealt, või ükskõik millise teise andmeallika pealt ja samamoodi saab siia valikusse tuua neid aruandeid iga teema kohta, mis vähegi huvitab. Selliseid võimalusi pakub täna. See, et Microsoft neid arendab üsna aktiivselt ja 2 korda aastas, kevadeti ja sügiseti tulevad uued versioonid välja, võib tähendada ka seda, et juba järgmises versiooni uuendustes, mis nüüd kohe peaks peale tulema, võib juba muutusi tulla, täiendusi tulla ja see süsteem, see on elav lahendus, et täiendatakse, uuendatakse pidevalt ja täna võib-olla näidatud demod juba aasta pärast võivad teistmoodi käituda. Aga kui te tahate proovida, kui teil on Business Central olemas, kui teil on Power BI niikuinii olemas, siis seda tänast juhist kasutades saate need aruanded omale alla laadida ja neid testida. Nii palju minu poolt sel teemal. Et nagu ma korra mainisin neid täna nähtud webinari ja palju teisi webinari, mis me oleme juba eelnevalt teinud, leiate YouTube'ist, kui otsite nüüd siis Stigmatixi nime alt kanalit. Võib-olla leiab ka BC Citera nime alt meie ettevõtte endine nimi ja kindlasti leiab sealt ka palju kasulikku. Aga tänaseks minu poolt on kõik ja head aruande tegemist. Nägemist.